nii et on siin avavile kõlanud, Levadia rohelises paneb palli mängu. Oled Levadias ja äärekaitsepositsioon on seal vastase karistusala nurgas, kus Liivak praegu on, kui Otto tuleb siit ja Karramäed Nõmm juba korraliku tõrjega vahel. Tehnika on olemas, kiirus on olemas ja löök. Noh, praegu tuleb ka Tširil pallis ja Karramäed Nõmm on seal vahel. Aru saada, miks on nii tehtud ja kui 20 minutit oled veel Levadiat nulli peal ka hoidnud, siis on hetkel veel hästi, kuniks Tširi keerutab ja keerutab selle palli üle värava. Ja kasti taha, Vahermägi veel otsib pall. Tširi seal vahel ja nüüd Demidov paneb 29. minutil selle palli võrku ja FC Kuressaare tabeli viimane meeskond läheb sel hooajal seni kaotuseta mänginud Levadia vastu juhtima. Jevgeni Demidov saab lajatada ja lajatab sedasi tagumisse nurka, et tablool 1 Kuressaare. Raske saada. Otto samal ajal juba teisel pool. Otsib veel Larsen ja seal on Nõmm vahele. Larsen. Mavretits lööb hästi, aga Karramäed Nõmm on seal jaal. Ultraid täna näha ei ole. Keero lööb! Ikka on see parem jalg seal kinni. Ainsalu proovib vasakuga eemalt ja Nõmm tõrjub. Pajunurme jaal, pall auti. Teda ajab taga, aga Pavel Tõuv suudab palli säilitada. Siit tuleb Joonas Vahermägi. Vahermägi kastis, tema viimased tegutsemised väljakul. Tuleb tsenderdus värava ette! Ja ei lähe see pall võrku. Tammeka on läinud Tristan Koskori väravast Flora vastu juhtima. Nii et derbi eel on hetkel mõlemad. Larsen tuleb siit sisse, ikka oma värama jala peale, Rikošett seal vahel, Roosnub toob palli värava ette ja sealt tuleb vastu ja Pubakar Tammeduu lööb 80. minutil 1-1. Ja räägi vahetusmeestest ja vahetusmehed teevad. Tammeduu saab Levadia esimese kätte ja nüüd suudeti pall Karramäed Nõmme selja taha panna. Oli seni. Ja fännid elavad kaasa. Madalalt esimesse tsooni, see pall tuleb sealt läbi. Ainsalu jätab Larsenile. Ikka pallat ja ei lähe. Ei lähe mitte kuidagi, on Kuressaare mehed seal joone peal vastas. Larsenil tsenderdus, tuleb tagumisse Mosti ja sees! Ja Levadia mehed on väljakul. Edgar Turr lööb 90+3, 2-1 ja Levadia on ikkagi Levadia. Levadia on ikkagi Levadia. Edgar Turr tuleb ja teeb. Ja Vilesuus, kõik! Levadia jätkab täiseguga ja Levadia tähistab, nagu oleks võitnud derbi. Oi, see oli raske mäng Levadiale, aga võitjate üle kohut ei mõisteta. Ja meil on siin FC Levadia poole pealt Mihkel Ainsalu. No, mäng oli raske, ilmselt nõustud sa ise ka sellega, aga vist öeldakse ka nii, et ükskõik kui raskelt ta tuleb, kui ta tuleb sedasi, on ta ikkagi väga magus. Mäng ei olnud raske, mäng oli lihtne, aga väga raske oli täna Kuressaarele väravat lüüa, et 10 mängijat kogu aeg kastis olemas ja Nõmm oli ka kogu aeg olemas igal pool, aga lõpuks suutsime ikkagi ära võtta. No tõesti, täna pall oli teie käest, tekitasite päris palju võimalusi, aga kuidagi ei õnnestunud sellest Karramäed Nõmmest seda palli mööda saada. On ta siis lihtsalt niivõrd hea väravaht või oli teil endal midagi oleks tahtnud veel paremini teha? Paremini saab alati, aga täna tuleb tõesti Nõmme kiita, et oli väga tasemel, et au ja kiitus talle. No sel hooajal ebatavaline jäite kaotusseisu, Pärnus korra ka juhtus, nii nagu siis ka täna pöörate seisu ringi. Kui palju te pidite vaheajal rääkima, et mingeid asju teistmoodi teha, et teisel poolel edu saavutada? Vaheajal väga palju midagi muutma otseselt ei pidanud, et üritasime rohkem jõuda kasti viia ja natukene tsenderdused klappima saada ja liikumised kastis ja nii-öelda tulid need 2 väravat ära, et võime rahule jääda. No täna mõlemad väravad tulid vahetusmeestelt, on ka see jälle tunnus, et pink Levadial on väga pikk ja väga kvaliteetne? Kindlasti. Kas see, kui tuleb 90+3 väravast võita, on see kuidagi ka eriliselt mõnus siia õhtusse?
Ei, selles mõttes on väga mõnus, et eriti kui vastane väga tugevalt aega viivitab ja lõpuks sa võtad selle 90+3 ära, et see on väga-väga magus. Praegu nüüd siis täis eduga FC Levadia nädalavahetusel Tallinna derbi ootamas. Siit vist tuli praegu päris mõnus selline emotsionaalne lüke siia taha, et jätkata seal, kus te tahaksite olla tabeli tipus. Absoluutselt, lähme mänge korraga ja üritame ka järgmise mängu ära võtta ja nii me lähme. Aitäh ja palju edu teile! Aitäh! Ja nüüd tuleb meie juurde ka Sander Boss siiski Eesti Kuressaare poole pealt. No tere, Sander! Su emotsioonid, ma aiman, mis need on, aga no nii valus pole vist sel hooajal veel isegi olnud. Jah, et eks ta jah, üleminutite värav jälle, et eks see surve oli päris suur juba enne seda väravat, et värav oli õhus nende poolt, et suutsime kaitsta, aga me ei suutnud kaitsta lõpuni nagu. No te andsite väga kõva lahingu, te läksite juhtima, oli võimalus, läksite ette ja hoidsite seda eduseisu 80. minutini. 80. minutini hoida Levadiat kuival, ma arvan, mehed vist väärivad selle eest kiitust. Jaa, kindlasti, ma arvan, et terviklikult me andsime endast kõik, et lihtsalt Levadial on pink on lihtsalt nii pikk, et sealt tuleb järjest väga heal tasemel mängijaid juurde, et nad suudavad seda survet hoida ja mingil hetkel me ikkagi nagu väsime ära, et seda tuleb tunnistada. No samas natukene täna näitas, et ka sinul see pink ikkagi nüüd liiga lühike ei ole, võrreldes eelmise mänguga päris palju vahetusi. Olid need vahetused tingitud sellest, et natukene proovida midagi teistmoodi väljakul korda saata, et tulemust teha? Jaa, et 2 mängu nädalas, et eks me peame sellega arvestama, et me ei saa nii palju treenida nagu siin ütleme tippvõistkonnad, et ma usaldan neid mängijaid ka, kes on vähem mänginud ja täna oli nende võimalus ja väga hästi kasutasid ära. No kokkuvõttes see hooaja on alanud raskelt, mängud on natukene üles-alla nädalavahetusel, koledamat sorti kaotus, nüüd väga südikas lahing tiitlikaitsemeistriga. Paneb see nagu stabiilsuse puudumine natukene muretsema ka? Pigem kogemuse puudumine, et on ikkagi päris palju mängijaid, kes teevad esimesi samme Premium liigas, et pigem ma ütlen, et see on kogemustega tulevad sellised mängu lõpud ka, et peaks kogemusega, peame need asjad ära mängima, aga praegu on palju mängijaid, kes mängivad esimest hooaega üldse Premium liigas. Samas ütleme, et kui sa teed sellise mängu Levadia vastu, ükskõik kui valus ta täna on, siis ilmselt homme, kui trenni tulete, ülehomme, kui trenni tulete, see annab ikkagi seda usku juurde, et tegelikult te suudate mängida kõigiga selle vahel. Jah, et ütleme, et eelmine mäng oli väga halb terve võistkonna poolt, et oli võimalus kohe paar päeva hiljem seda natukene leevendada seda ja näidata, et me suudame mängida, et ma arvan, seda täna näitsime ja võtame kõik kaasa, mis siit saab ja laupäeval juba uus mäng. Aitäh ja palju!